3 aastat tagasi, 12. aprill 2016 avaldasime Ailariga esimese Eesti sotsiaalmeedia podcasti ja see oli päris suur samm. Saime ka sel aastal või oli 2017 siis Eesti parima podcasti auhinna. Olime siis kontoris koosolekuruumis, võtsime ette mu koolituse slaidid, võtsime Jabra Mikker oli meil tolle konverentside jaoks, selle panime tööle ja kasutasime programmi nimega Audacity ja hakkasime esimest saadet salvestama. Täna on siis käsil 50 saade ja selle auks siis kutsusin külla Ailari, et siis teha selline recap või siis mõtete vahetus, et mis siis selle ajaga nagu toimunud on, et jah, juublisaade, et palju õnne ja aitäh Ailar, et koos sai see teed sammuma hakatud. Tere kõigile ja aitäh Jaan, et sina mu kunagi tööle võtsid ja siis me koos selle asja peale tulime, et välismaal teevad kõik podcast, aga Eestis ei tea keegi veel sellest asjast midagi. Tänaseks on päris populaarne, et isegi suured ettevõtted juba teevad podcast, eks ole. Ja näed 50, et Jaan on ikka vahepeal kõvasti saateid valmis vorpinud ja väga huvitavate külalistega. Jah, tore nagu rännakond on, et mis sa veel mäletad tollest ajast esimesed saated, et kuidas neid oli teha ja... Vaata, ma arvan, et mina iseloomustaks nagu sellega, et mida rohkem sa tead, seda rohkem sa saad aru, et sa ei tea mitte midagi, eks ole. Et siis nagu tundus, et oi, et ma ei tea, turundusest saan juba päris hästi aru, eks ole, aga kui ma täna mõtlen, et kus ma olin seal Seven Places, siis ega ma ikka tegelikult väga midagi aru ei saanud, et okei, sotsiaalmeedia sellist tehnilist poolt päris hästi ja ma arvan, et sellist nagu filosoofiat ka, mida sina nagu meile tervele meeskonnale olid hästi nagu õppinud, aga sellist, ma arvan, turundusteadmist oli nagu oluliselt vähem ja ma arvan, et sellel ajal ma isegi uskusin, et sotsiaalmeediaga on võimalik lahendada kõik turundusprobleemid. Täna ma seda kindlasti ei usu, et sotsiaalmeediaga on võimalik nagu lahendada kõiki turundusprobleeme. Ailar, millega sa täna tegeled? Täna tegelen ma sellise asjaga, et juhin Conversi Baltikumi brändi. Tavaliselt tihti arvatakse, et brändi juhtimine, et see on nagu, kui sa oled kuskil pangas, eks oled, siis sa vaatad, et kõik logod oleks õige suurusega ja nii edasi, siis meie puhul tähendab see seda, et kuna neid igasuguseid rõivabrände ja asju, et olen siis Sportlandi grupis ja seal on rohkem igasuguseid brände ja mina siis vastutan tegelikult kogu selle Conversi brändi äritulemuste eest siin Baltikumis. Et mitte ei tee ainult turundust, vaid ongi siuke, kui mulle öeldi, et kui ma sinna kandideerisin, et see on siuke nagu one-man band, keda nad otsivad, et kes nagu oskab turundust, kes oskab müüki, kes oskab ostu ja ma mõtlesin, et ma mingeid asju natukene oskab, aga vaatame, et mida siin juurde annab õppida ja nüüd ma olen seal ametis olnud mingisugune, ma ei tea, 8 kuud vist ja on väga huvitav asi olnud kogu see teekond, et kui vanasti, ütleme, Excel oli minu siuke suurim vaenlane, siis täna parimaks sõbraks ei saa teda nimetada, aga kes Excelit teab, siis VLOOKUP on siuke igapäevane abivahend, et vanasti tundus see väga kosmos, täna on täielik tavalisus igapäev, nii et palju olen õppinud. Mis sa veel enda kohta sooviksid lisada saate kuulajatele ja vaatajatele tutvustamiseks? Lisada? Ma ei oska nagu midagi lisada, et vaatame, kuhu see vestlus meid siin viima hakkab, et eks see siuke enese tutvustamine on siuke et ma olen ka vaikselt üritanud sinna poole liikuda, et ütleme ise veidi vähem võib-olla rääkida ja katsuda rohkem kuulata, mida teised ütlevad ja jagada rohkem teiste mõtteid kui enda mõtteid, et jah. Täna siis teeme sellise dialoogi vormis rohkem saate, et siis ma ise hoiatan ette saatekuulajad, et ise kavatsen ka rääkida rohkem. Jah, et Jaan küsib ja mina vastan ja Jaan ka vastab, et
Jaan on alati olnud ise siin küsija rollis, aga kuulame vahelduseks Jaani mõtteid ka, ja ma arvan, et tänane saade saab olema üldse väga huvitav selles osas, et ei kuule nagu turundusjuttu nii palju, vaid pigem sellist palju laiemat ja filosoofilisemat arutelu eluteemadel. Ja huvitav oli see, et kui ma palusin sul küsimused ette valmistada, 15 küsimust ja ise valmistasin ette siis ja pärast, kui ma hakkasin neid võrdlema, siis suht samasse auka läksid meie küsimused ja mõtted siis, mida me sooviks teada saada. Ja üks võib-olla selline baas, mis mõlemad käis nagu läbi, et mis on see, kas on mingi tähtsam juhtum või tegevus, mis on sind teinud selliseks, nagu sa täna oled, ja ehk siis võib-olla lühidalt vormistada see küsimust, et miks sa teed seda, mida sa teed? Ma arvan, et siin on nagu kaks asja, et ühelt poolt ma arvan, mina alati lähen sellega nagu, ma arvan, tagasi lapsepõlve, et ühelt poolt on mingisugune nagu saavutusvajadus, et ma mäletan kunagi, ma käisin korvpallis, kui ma läksin kooli ja siis meil olid nagu alati sügiseti olid krossi jooksud trummis või need olid Nõmmel seal on see Nõmme kaljust Tata juures 400 meetrit ja ma nagu olin seal kogu aeg poodiumil, isegi ma arvan, et alguses ma võitsin seda päris palju ja siis mingi hetk nagu enam ei võitnud, et see oli nagu hästi suur siuke pettumus ja alati sellest ajast nagu saati mulle meeldis nagu olla nii-öelda võitjate hulgas, eks ole. Ja tegelikult ütleme, kui rääkida spordist, siis ütleme, kui puberteedi iga tuli peale, siis ma nagu väga nagu heaks sportlaseks enam ei pidanud. Aga teisalt ikkagi, kuna meil oli nagu siuke peres sportimine oli väga au sees, siis väga nagu ikkagi sa pidid seda tegema ja siuke mingi sisemine motivatsioon oli, et seda nagu teha, et isegi kui sul ei olnud mingit tulemusi seal taga, siis ikkagi sa tahtsid seda teha ja hiljem see üldse natuke muutus mu jaoks selles mõttes, et see oli pigem muutus selliseks väljendusviisiks, et kui ma hakkasin siis jalgrattaga sõitma, siis alustasin BMX-ist, eks ole, et see oli pigem siuke mässaja asi ja sinna mässa juurde nüüd minnes see jõuab ka sellise teise pondini, et keskkooli lõpuni ma sain 6 eurot kuus taskuraha ja mina lõpetasin keskkooli 2014 aastal, nii et see ei olnud nagu liiga ammu. Ja see nagu ühelt poolt see tekitas minus väga suurt trotsi mu vanemate vastu, et nagu, et ma ei tea, et kõikidele teistele enam-vähem köetakse kenasti pappi peale ja mina ei saa nagu midagi ja ei olnud see teema, et ma ei tea, mu vanemad oleksid vaesed või midagi, vaid lihtsalt siuke nagu põhimõte oli. Ja täna ma olen neile väga tänulik, et see põhimõte oli sellepärast, et see sundis mind nagu mõtlema selle peale, et kuidas endale lisasissetulekut tekitada juba keskkoolis ja sellepärast nagu olidki siuke aktiivsem, keskmisest oluliselt aktiivsem õpilane just kooliväliste tegevustega. Ja ma arvan, et see on nagu see alus, et sa oleks mind kunagi Seven Blaze'i tööle võtnud, kui ma ei oleks juba kooli ajal hakanud tegema asju, mis oleksid viinud nagu selleni, et mina oleksin jõudnud Seven Blaze'i ja kui ma poleks jõudnud Seven Blaze'i, ma poleks jõudnud järgmiste asjadeni, nii et see kõik on omavahel kuidagi moodi seotud. Aga sina, Jaan? Ma jäin sinu selle vastus peale mõtlema, et nagu see taaskord, et jah, et see, kui on vaja tegutseda, siis on vaja tegutseda, et see jah, päris noorena ju hakkasid juba, oled olnud kogu aeg aktiivne selles mõttes. Ja, et me vist saime ka tuttavaks, ma arvan, kui ma olin mingi 16 kuskil mingisugusel enam-vähem EAS-i mingi tasuta seminari ilmselt või midagi sellist nagu, et sina ilmselt käisid seal võib-olla kliente otsimas ja mina käisin lihtsalt nagu huvitavate inimestega seltskonnas nagu rääkimas, sest et mul ei ole peres ühtegi ettevõtjat endal näiteks, et siis kui tahad, öeldakse, et sa pead olema nagu, kui tahad olla, et sa oled oma 5 inimese keskmisena, kellega sa kõige rohkem suhtled, et siis sa kuskilt pidid neid inimesi nagu otsima ja see oli üks võimalus. Enda puhul mul alati tehnika meeldinud ja miks mulle see meeldis, sest ma mul väiksena alati oli halb, siiamaani päris sükene käekiri, mis on iseenda jaoks loetav, aga teiste jaoks mitte. Sama lugu. Ja sa oled ka vasakukäeline, on ka või? Paremakäeline. Okay. Aga kirjutan nagu vasakukäeline. ja mäletan, kui sain trükimasinat esimest korda proovida. Et trükid ja siis prindid välja ja on ilus tekst. Endale loetav ja teistele loetav. Ja
sellest saigi siuke nagu üldise tehnika vastu, et arvutid ja siis ma arvutimängud väga meeldinud ja kõik siuke, mis tehnikaga seotud, pluss ma väiksena kolisin peaaegu iga 2 aasta tagant ja siis MSN Messenger ja Orkutid olid väga hea viis, kuidas oma vanade sõpradega ühendust hoida, vaatamata sellele, et kuskil eemal, siis see sotsiaalmeedia erinevate platvormide näol siis sai minu nagu üks nagu siukseks lahutamastuks osaks, et vahest läksingi näiteks Soome, läksin sõpradele külla, jälle Messengerist tõmbad grupi chati käima, kutsud kõik välja, kõik tulevad siuke kasutasin siis tehnoloogiat nagu oma puuduste või siis käepikenduseks jah, et kui meil ei ole füüsiliselt võimalik olla või tol ajal näiteks helistada Eestis Soome oli päris kallis, et kõik see on mul aidanud ja siis läksin ka IT-d õppima, tarkvaraarendust ja seal olles siis Facebook alles oli nagu tulemas, oli lapsekingades siuke, et olid mingid mängud, et ma ei tea, tule vaata, mis on sinu horoskoop, et saada 10 sõbrale, et siis saad ka selle teada, mis su päeva horoskoop on ja mingid siuksed lihtsad näited ja seal siis hakkasime Facebooki äppe tegema või läbi selle, kuna ma ise muidu suhtlemises väga aktiivne või suur fänn tehnoloogia vastu, siis minu koolikaaslased siis tulid minu juurde, kuule Jaan, et me oleme siin Facebooki äppe teinud, et see on nüüd uus teema, et kuule hakka seda müüma, et sul tuleb see hästi nagu välja või suhtlemine üldiselt, et ja niimoodi nagu sai siis, ütleme, kui Seven Place, kui selline alguse. Aga kui sa nagu inimesena peaksid ütlema, et mis sa arvad, mis see inimesena, mis sind on, et sa praegu olid hästi nagu sellise töö või sotsiaalmeedia keskelt, aga mis üldse nagu, ma ei tea, sa oled ju tegelikult kogu elu olnud põhimõtteliselt ettevõtja, et... Ja, et võib-olla ma enda jaoks paneks kõige olulisemaks väärtuslikke hea tahtlikkus ja teistele head soovimine, isegi kui see mõnikord ei kuku nii hästi välja, aga siis ikkagi ma alati soovin inimestele head ja ma ka väga usaldan inimesi, et kuskil sügaval kõik on tegelikult heatahtlikud ja soovivad head. Ma olen nõus, ma arvan, Jaan on üks paremaid inimesi, keda ma tean, nii et... Aitäh, aga ma arvan, see pidev kolimine ja uute inimestega tutvumine kogu aeg ja näha, kui hästi osad inimesed on nagu avatud, võtavad vastu, teised on sellised skeptilised, et see ei vii nagu kuhugile ja mul on öelnud, et vahet pole, kui raske on olukord olnud, kui mina säilitan oma positiivsust ja heatahtlikkust, siis headus saavutab alati võidu, et ütleme, et pimeduses killukennegi valgust eemaldab selle pimeduse, eks ju, et see on nagu sõrmust isand, eks ole, et nii see maailm töötabki põhimõtteliselt. Vähemalt meie usume seda. et see on see, mis mind tänaseni on kandnud ja ma usun, et kannab nagu veel, et see ei ole mind Eesti kõige rikkamaks inimeseks teinud, aga usun, et see on mind väga õnnelikuks ja teinud ka andnud mulle väga mitmekülgse ja suure tutvusringkonna inimestest, et... Ja ma arvan, et sa pole kunagi tahtnud ka olla Eesti kõige rikkam inimene. Jah, et see ei ole otsest eesmärk, aga et see suhte väärtustamine, et ma vahepeal naljalt mõtlengi, et issand, mul on nii palju tuttavaid, et võiks nagu ükskõik mida teha. Et see Facebooki friend limit hakkab täisvaigselt saama. jah, seega, jah. Et kõik on nagu ühel või teisel viisil ikkagi nagu, ühel või teisel on lähedased, et kas siis kui palju täna on, eks, aga ikkagi on mingis hetkes elus olnud ikkagi lähedal. Ja ega meie ka iga päev ei suhtle, eks ole, aga ikkagi kui me näeme või kui me kohtume, me kallistame see soojus, eks ole, et see on seal olemas, et ma arvan, et sa ei peagi inimesega nagu iga päev rääkima, et teda nagu oma sõbraks nimetada või. Just. Ail, kellega sina tahtsid väiksena saada? See on nagu raske küsimus, sest et ema mul alati on nagu nalja teinud, et see sama, eks ole, et kuna mulle kodus taskuraha antud, siis ma ilmselt rääkisin, et mina tahan nagu ärimeheks saada, eks ole. Ja kui ma olin 14, siis üks võrkturundaja soovitas mulle, et loe Kiyosaki Rikas isa, vaest isad, mis tegelikult nagu ühelt poolt ma arvan oli nagu hea, aga teistpidi see ei olnud, ma arvan ka hea, et kui sa oled sükses nagu
mõnusas tiineka eas, siis keegi ütleb sulle, et loe raamatut, mis põhimõtteliselt ütleb, et enam-vähem, et kõik on lollid, et ainult nagu, ma ei tea, investorid on nagu targad ja ägedad, siis see ei ole võib-olla kõige parem. Aga ma arvan, et neid asju on nagu palju olnud, et kindlasti ma mäletan ka, et ma tahtsin kokaks saada mingi aeg, sest mul vanaema nagu teeb väga hästi süüa ja siis onu teeb väga hästi süüa ja ma olen ka sellised, ütleme, ma nimetan end ise pool maakaks, sest ma ei ole maal sündinud ega seal ka elanud, aga ütleme, mu suved ja nädalavahetused on kõik seal veedetud ja siis tead ikka, kala tuleb merest, eks ole, kuidas me seda saame hästi valmistada ja nii edasi, et see on alati siuke nagu au sees olnud. Ja ma mõtlen, mis veel, kindlasti ma arvan, siuke spordi asi, et eks ole, et nagu tippsportlaseks saada, et ka see ambitsioon on nagu kindlasti olnud vahelduva eduga nooruspõlves on ju. Ja ma ei teagi, ma arvan, et see on suht siuke klassikaline nagu, et nagu kõigile on ju, et kuigi ma ei teagi, üks asi veel, tegelikult ornitoloogiks tahtsin ma ka saada, üks vahe. Et mulle väga meeldis käia metsas ja vaadata linde ja ma ei tea miks, aga mulle väga nagu linnud on alati meeldinud, mul praegu ka kodus 2 papagoid näiteks. Okay. Et jah, et kuidagi moodi see on hästi huvidi pakkunud, aga ikkagi ma ei tea miks, aga ornitoloogiks ma ei saanud ja linnufotograafiks pole ka saanud, nii et aga kes teab, aega veel on, eks. Aega on jah, või kas või hobi korrast. Hea on mingi unistusi meeles hoida, et õigel ajal siis saab neid nagu kasutada. Ja sina, Jaan? Ma mõtlesin selle küsimuse peale, kui selle peale ja siis mõtlesin, et kõigepealt tahtsin politseiks saada millegi pärast, tundus juba äge nagu väiksena. Et siis kuidagi reaalsus oli kohal okei, et politsei nagu otsest midagi teha ei saa, et hakkaks siis advokaadiks. Ja siis hakkasin advokaadid ka imelikult tundma ja siis pigem ma proovin ise luua siis headust või õiglust siis nagu maailma, et aga kas sa panid selle mingisse vormi nagu ka, et tahtsid Superman olla või? No ma ei teagi, lapsena ikka vaatasid, et minu ajal olid siis või nagu niimoodi, mingi Spider-Manid ja mingid siuksed multikad, et superkangelased olid nagu rohkem teemas, et vahepeal vist nendest oli paus ja siis hakati filme hästi palju tegema. Aga jah, kuidagi nagu teiste aitamine või siuke nagu kuidagi alati hingelähedane. Hästi kasutatud oled järelikult. Jah, aitäh ema. Jah, aitäh meie vanematele. Ja siis ma vahel mõtlen, et meil on lapsepõlve mingid unistused ja siis hakkavad need nagu muutuma või arenema, et ja mis on see, kas reaalsus jõuab kohale või et kuidas üldse inimesed nagu loobuvad oma unistustest, et no see on võiks nõme näide võib-olla, aga kellegi unistus ei ole otseselt minna Maci tööle näiteks. No see on paha näide võib-olla, aga ütleme, see on Mac job nii võttaks selle kohta, et nagu, et just praegu Inglismaal sinna protestivad, et tahavad oma palka 2 korda suuremaks saada. Ja aga samas töö on töö, tsiteerides vanamehe multikat. Absoluutselt. Ja on hetki, kus ei ole mitte midagi paremat, kui see Big Mac koos friikartulite ja hapukoore kastmega, eks ole. Et jah, võib-olla küsimus ka endale või teistele, et mõtlen aga ma arvan, et see on võib-olla kuidagi nagu loomulik, et mina mingis mõttes usun seda, et kui me oleme nagu nooremad, siis ühiskond voolib meid nagu ise hästi palju ja me oleme hästi, või ütleme kergemini mõjutatavad ja kui me saame nagu vanemaks, siis me kujuneme ise välja ja siis mulle tundub, et mingi aeg on nagu see, et kus sa nagu lihtsalt hakkad nagu loobuma unistamisest või nagu, et et see nagu nii ei saa teoks, eks ole. Ja see on tegelikult nagu kurb, et sattusin just Äripäeva raadiot siin kuulama, muidu soovitan kõigile, nad on nüüd üle Eesti ka kuulatavad väga, minu number 1 raadio, mida ma kuulan, sest seal on päris huvitavaid saateid. Ja Andrus Vaarik rääkis, et ärge üldse unistage, et siis te olete palju õnnelikumad inimesed. Mõtlesin, et siuke teistpidi nagu äärmuslik, eks ole, et tema rääkis just sellest, et ma ei tea, et kui ta kunagi lavakasse läks, et siis ta elus ei osanud isegi unistada ka seda, et kus ta tänaseks nagu jõudnud on ju, et nagu ma arvan, et ega siin tõde ei olegi olemas, eks ole, aga mina ikkagi natuke usun, et seal mingisugune siuke visioon peab olema, sest ega muidu seda põlemist nagu ei ole ja kui pole põlemist, siis mis on üldse selle elamise nagu mõte, eks ole. Selle põlemise või kire juurde tulles,
Kirg põleb või suure leegiga kirg või kirg põleb suure leegiga või? Väga tiip. Et kust sina ammutad kirge või kuidas defineerida üldse oma kirge, et kas on nagu leek pidevas muutuses? Ma ei tea, kas seda peab isegi niimoodi defineerima, aga kirg. Minu jaoks ma arvan, kirg on nagu see, et kui sa midagi nagu sellise südamega nagu teed, eks ole, et kui sa annad sinna energiat nagu ja tahad sinna seda energiat anda. Et noh, vahet pole, kas see minu puhul on siis, ma ei tea, töö tegemine, eks ole, trenni tegemine, et ma üritan nagu enamus asju, mida ma teen, et isegi kui on arvutimängud, et siis ma ei lähe sinna nagu niisama läbi kulgema, vaid nagu ikkagi annad ennast nii palju, kui nagu jõuad, eks ole. Ja noh, see on muidugi, see on võib-olla teistpidi ohtlik, eks ole, natukene. Kirg. Motivatsiooni kohta, et kuidas sina motiveerid ennast või et millised päevad on sellised, kus sa tõused nagu kohe voodist ja hakkad tegutsema ja mis on sellised päevad, mis sa pigem on vedeleks veits veel, et No minu jaoks tegelikult ma arvan, et huvitavamad päevad on need, kui sünnib midagi nagu uut ja põnevat, et need on nagu need, mis kuidagi panevad nagu rohkem tegutsema ja ajavad paremini voodist välja, et selline nagu siis rutiin, eks ole, et see kuidagi nagu, kuigi rutiin on ka mulle väga oluline ja vajalik, aga seal rutiinis peab ka siuke teatav variatiivsus olema, et siis on nagu mõnus. Kuidas sa suhtud sellises, ütleme, et on inimesi, kelle jaoks töö on nagu see tohutu kirg ja see on siuke, ma üldistan praegult, et see on nagu siuke usalik nagu maailmavaade, et tee täiega nagu tööd. Siis ma vahepeal nagu mõtlen, kas see peab olema nagu, nüüd ei pea, et kas see nagu ongi siis see way out, et sa nagu fokusseerid täiega tööle. Ja siis teine mõte, mis mul ühest toredast raamatust, et Homo Deus siuke räägib futu inimesest siis, et see on siuke lause või siuke mõtte kohta, et 50 aasta pärast inimesed vaatavad tagasi, et kui palju me tänapäeval inimesed tööd teevad ja naeravad. Issand hullud, et kogu aeg muud kui töötasid, eks. Ja vaat see on tegelikult huvitav, et kui me üldse läheme ajalukku tagasi, et siis nagu 100 aastat tagasi ka, ma ei tea, kui pikad need tööpäevad kuskil tehastes olid, aga ma tean seda, et töönädalad olid enamasti nagu 6-päevased ja nii edasi, et tegelikult ajas see kogu aeg see tööpäev on nagu lühemaks läinud ja nagu alati on see, et noh, täna ka, kui ma olen ka, ma arvan, sellise pigem kapitalistliku maailmavaatega, siis ka, kui keegi räägib mingist, ma ei tea, 4-tunnisest tööpäevast, siis nagu paneb nagu hukalt kratsima küll, et kulge, et nagu noh, teed 4 tundi tööd ja siis tahad sama palju palka saada, et üsna nagu ebaloogiline tundub, aga ilmselt mingis mõttes ja mingis osas kindlasti see automatiseerimine ja see maailm, ma arvan, sinna poole on nagu liikumas, et meil on praegu selles mõttes lihtne, et meil lapsi vist ei ole veel, eks? Ei ole jah, et veel ei ole. Teada olevalt, jah. Sul on papagoid ja mul on papagoid, jah. Ja mul on sükene, jah, koer ja kass. Ja, aga okei, aga era- ja tööelu, süke tasakaal, et kuidas sul sellega? Noh, ma arvan ka, et mina olen süke üsnagi tööinimene. Et kui ma teen nagu tööd, siis ma ei lähe sinna nagu nii-öelda kotte laiaks istuma, vaid kui ma nagu olen tööl, siis ma nagu tahan, et asjad saaksid nagu tehtud ja liiguksid kuskile poole, paremuse poole, loodetavasti, kuigi eks see käib ikka nagu siukse väikse up and down on ju nagu ikka. Aga ma arvan, et see tasakaal on nagu oluline sellepärast, et kui sa nagu lähed mingisse asja liiga nagu sisse, siis sa põled läbi, et ma arvan, et hea näide siit viimasest ajast, kes on ka palju siin Eesti Ekspressis ilmus väga hea artikkel temast Aivar Rehe ja oli ka siuke väga suur siis noh, võib nimetada töönarkomaaniks, eks ole, ja ma saan aru, et see on väga levinud probleem eestlaste ja eriti kõrgema positsiooniliste inimeste seas. Ja see ju tema lugu lõppes sellega, et ta võttis ennalt elu, eks ole. Ja noh, see nagu näitab, et kui oluline see võib see töö meie jaoks nagu olla, et noh,
ja mina jäin seda artiklit lugedes väga pikalt selle peale mõtlema, et huvitav, et kuidas sa ise nagu oleksid nagu samas olukorras, et see on nagu olnud sinu elutöö mingis mõttes ja siis sa enam järsku ei saa selles valdkonnas nagu töötada, sellepärast et sul on nagu mingi teatav minevik. Ja ma arvan, et see võib ikka kohutavalt raske olla ja mina jäin selle peale nagu mõtlema, et üks hea põhjus, miks nagu ettevõtja olla, et kui sa oled nagu ettevõtja, et siis nagu päris, kuigi eks on ka siis võimalik, eks ole, et nagu Steve Jobs kunagi, et jääd nagu oma lapsest ilma põhimõtteliselt on ju. Aga mulle tundub, et siis on sul nagu see suurem kontroll, et ei saa sulle keegi öelda päeva pealt, et teiega on nagu meeldiv olnud, aga edu järgmistel väljakutsetel ja võib-olla neid järgmised väljakutseid nagu ei ole sul sellised, nagu sa tahaksid, et mida sa siis teed ja ma arvan, et see on nagu väga raske. Et sellepärast kindlasti ma arvan siuke mingi tasakaal, et minu jaoks ka on ju, et tasub puhata, tasub, et ütleme niimoodi, et ükskõik mida sa teed, et katsu seda teha nagu sellise mõnusa energiaga, et vahet pole, kas see on siis puhkamine, kas see on trenn, kas see on, ma ei tea, meditatsioon, kas see on töö, et siukest nagu mõnusat tasakaalu hoida ja noh, ja olen ka ise nagu käinud selle äärmustes ära, et olen nagu, ma arvan, päris korralikult läbi põlenud paanikahäirega lõppenud minu jaoks asi, et siiamaani tegelikult täna see nagu siuke kummitus nagu natukene käib muga järgi, et minu puhul see näiteks tähendab siis seda, et kui ma vanasti olin siuke, et kui kuskile reisile pidi minema, siis ma olin näpud püsti ja väga hea, lähme kohe on ju, siis mingi aeg oli niimoodi, et näiteks isegi, ma ei tea, bussiga sõitmine valmistas minu jaoks väga suurt väljakutset ja läks ikka päris nagu mitmeid kuid aega ja noh, ütleme, et ma täna ka ei ole veel nagu täiesti niimoodi, et kui keegi ütleb, et lähme kuskile reisile, siis ma olen kohe, et davai, pakime kohvrid ja lähme, vaid see on ikkagi siuke, kui ma selle reisipäeval nagu üles ärkan, siis siuke tõsine nagu anxiety on minus. Ja see ongi see, et kui sa nagu lähed mingisse asja nagu liiga võib-olla sisse ja lased end nagu mõjutada ka, et no ongi see, et tegelikult teistpidi ka on see ohtlik, kui sa teed väga suure sellise pühendumisega mingeid asju ja võtad nagu kõiki asju väga isiklikult, siis see on väga suur kunst, et kuidas sealt nagu maha tulla, et ma ei tea, et mul nüüd okei, tööl praegu võib-olla asjad on nagu keerulised, eks ole, aga ma nüüd astun siit nagu sammu välja, et ma läksin nüüd koju ja ma teen nüüd muid asju, eks ole, ja siis sa katsud selle nagu sinna jätta. Ja siis ongi see, et kui sa nagu liiga kaua aega oled seal sellises hapuks läinud tsoonis, siis see hakkabki nagu mõju avaldama, eks ole, et täna hommikul sattusin raadiost jälle kuulama seda, et Saksamaal iga kolmandik puhkusepäev, nii-öelda haiguse päevasid võetakse vaimse tervise pärast. Et noh, ma arvan, et see vaimne tervis on nagu järgmine siuke suur asi, millest me peaksime oluliselt rohkem rääkima, et samamoodi, eks ole, kui me vaatame seda eestlaste puhul seda suicide rate, et see on meil väga kõrge ja ma arvan, et ülipalju on igasuguseid nagu asju, mida inimesed ei tunnista, ega mina ka, ega ma sellest nagu kunagi väga avalikult kuskil rääkinud või kirjutanud ei ole, et see on siuke väike nagu asi, millega sa oled nagu toime tulnud, aga ma olen aru saanud, et kui inimesed minu ümber sellest on nagu teadlikud, siis nende olukordadega on nagu lihtsam toime tulla ja noh, täna ma nagu võin sõita bussiga ja tunda end sealt nagu üpriski hästi, et on nagu suured edusammud olnud selles mõttes. Aitäh avamast ja jagamast seda osa, et ma arvan, et neid inimesi tegelikult, kes oma mingisuguste teemonitega erineval kujul võitlevad, on väga palju, et lihtsalt ongi see, et ei julgeta nendest asjadest rääkida, aga ma enda näitel võin nagu öelda, et see läheb ainult hullemaks, et sa pead kuidagi nagu seda endast välja nagu laskma. Aga noh, seal ongi, et noh, mina käisin, eks ole, psühholoogi juures ja siis meditatsiooniga tegelesin ja üritasin nagu spordile rohkem rõhku panna ja tegelikult täitsa nagu töötas. Kuidas sul on, Jaan, vaimse tervisega või füüsilise tervisega? Füüsis on päris hea vahepeal, aga mul on ka siukes nagu üles-alla kõikumisi, ma arvan, et see ongi siuke normaalne osa. Vaata, viimased jõulud oligi täpselt, ma tein 2 kuud ülipalju tööd, tegin oma rekord sissetulekuid üldse, noh, et nagu ma olin nagu ülikõva ja siis noh, jõulud tulid päeva pealt, siis elasin üksi ka ja siis järsku oli vaikus.
kui mõtlesin, et kõik oli korras ja järsku tuli, siis panin kõik rappama nagu selle alt nagu ära, siis ikka mul 2-3 nädalat oli ikka päris korraliku sükast nagu. Oled sükast nagu augus, eks ole midagi. Aga mind tolle ajal aitas see, et ma pidasin päevikut. Täna ma olen natuke laisaks saanud, panen kirja endale õhtune sisse kanna. Ja mind vähemalt aitas see, et ma panin kirja, mida ma teinud olin. Need väiksed vähekesed kasvasid. Kuule, tegelikult jumala tore on olnud, eks käisin mingi perelgõrst, et tegelikult on nagu fun. Et lihtsalt see minu enda meel mängib minuga mingi lollusi ja tahab nagu saada nagu võimust. Ja nüüd hiljuti mul oli ka päris nagu raske, et ma vahepeal panin sellega puud alla, kui teemaks oli meil töö ja eraelu tasakaal. Siis vaatasin vahepeal, et nagu, mul tekkis nagu liiga palju vaba aega. Siis ma ütlesin, et kas ma teen nagu tööd liiga vähe, et kõik sellised nagu, et ma peaks tööd rohkem tegema ja et kuidas ma siis saan nagu niimoodi keset nädalat, niimoodi terve päev chillin lihtsalt nagu, et olen, et teistmoodi nagu ühiskonna poolt ette genereeritud mingi reeglid, millele mina nagu ei läinud kooskõlle ja siis hakkad endale nagu puid alla süütunnet tekitama, et ma ei tee või peaks rohkem tegema, et kuigi teistpoodi ma olen juba tänulik, et vahepeal ongi aega nagu rohkem endale. Aga mis on see on üks suur nagu meelemäng tegelikult, Mind Games, et mind täna ma tegelen aktiivsemalt mediteerimisega. Praktiseerin sellist praktikat nagu Vipassana meditatsioon. Et kui ma seda tutvustaksin, siis võib-olla see kõlab natukene imelikult, kui ma ütlen, et vähemalt tund aega võiks mediteerida. Et see, kus pole mediteerimisega varem tegelenud, see on nagu esimene mõte, kus sükest aega nagu leida, eks ju. Mina usun seda, et aega on meil kõigil, see on lihtsalt prioriteetide küsimus. Ja selle tunniga nagu kõik see nagu meele pealt see tolm nagu ära pühkid, et nagu põhimäng käibki selle üle, et mis see reaalsus on, mis me täna siin ja praegult oleme, et see hetk versus see, mis meie meel või kõik meie mälestused, mis siis tahavad vahest nagu võimust võtta, et aga kas see siis selle tunni jooksul ka ikkagi on nagu see, et kui sul tuleb mingi mõte, et siis sa pead selle nagu laskma lahti ja tagasi minema, ma ei tea, oma hingamise juurde. Ma just nagu mõtlengi seda, et olles ka, eks ole, meditatsiooni teinud, ja viimasel ajal pean tunnistama, et ei ole mitmeid kuid teinud, aga minu jaoks kõige raskem ongi see, et selle fookuse hoidmine hingamisel, sellepärast, et neid mõtteid tuleb nagu jube palju, eks ole, ja see on ka, eks ole, üks asi, et sa ei tohi ennast kritiseerida, et sul see mõte tuleb, aga sa võid kritiseerida, et see mõte tuleb, aga siis sa ei kritiseeri, et sa kritiseerid, et sul mõte tuli. Väga deep, võib öelda. Kuskilt maalt sa paned selle nagu reaktsiooni nagu kinni ja mis on minu arust kõige lihtsam see, et sa tegelikult, kui sa kehaga ei reageeri, siis sa juba oled ühe sammu nagu võitnud. Sest sellises igapäevases suhtluses on see, et sa nagu, see mõte tuleb, sa hakkad juba suuliselt väljendama oma seda ebamugavust või et mis kõige lihtsam see tehnika ongi Anapana meditatsioonitehnika on see kõige lihtsam versioon, et sa põhiliselt eesmärk on silmad kinni hoida, jalad paigal, käed paigal, selg sirge, kõige olulisem ongi, et selg on sirge. Sa võid kas või pea alaspidi rippuda, kui sa suudad seda teha jätkuvalt, eks ju, aga selg sirge ja lihtsalt keskendub kogu aeg hingamise juurde nina alla põhimõtteliselt on kogu aeg tähelepanu tagasi. Ja põhimõtteliselt, kui sa ütleme 10 minutit mediteerid ja suudad seda ühe korra teha, siis sa põhimõtteliselt nagu, sa võid mõelda, et see, mida raskemad on mõtted seda, ja mida vähem sa saad nagu tagasi, siis seda suuremaid raskuseid sa see trenn tegid. Absoluutselt. Ei, ma räägin, et mina olen nagu, ma arvan, et mingi 20 minutit on ilmselt kõige nagu sellised, või mina tegin 20 minutit ja tegin nagu hommikul ja õhtul enne magama minekut. Ja minu jaoks päris nagu hästi töötas, et see aitabki sul nagu maha raunida, aga ma mõtlengi selle peale, et mega raske, et kui sul on selline aju ka, mis kogu aeg tahab nagu, ma ei tea, mõelda mingeid asju ja et siis on see fookuse hoidmine, et nagu tund aega, see tundub nagu selline väga suur challenge. Sa võid ka teistpidi mõelda, siis on vähemalt tund aega võetud rahus mõtlemiseks. Ei, ma üldse ei ütlegi, et see on halba, lihtsalt ütlengi, et mina nagu, et täna ma mõtlen selle peale, et tund aega mediteerida, see tundub väga raske. Ongi. Aga lõpuks see muutub nagu tavaliseks. See tund on äärmuseks, on see Vipassana,
et aga kas või 10 minutiga teha seda. Ja muidu soovitan, et Netflixis on, mitte Netflixis, Spotify's on ülipalju ka sellised meditatsiooni nagu nii-öelda guided meditation'id. See on lõks veits. Lõks, jah. See on lõks, sest sa ei tegele enda mõtetega, vaid see on väline impulss. Et meditatsiooni mõte ongi jälgida ainult oma sisemisi. Okay. Sina soovitad nagu ise endaga vaikuses. Jah, täiesti ilma väliste stiimuliteta. Et see tundub alguses nagu lihtsam. Ma ise ka tegin niimoodi hästi. Ja mina, isegi me oleme koos seda teinud, eks ole, et see leisi ajal ju olime sellised meditatsioonilõunad vahepeal või tuli mõte, et kulge, et siuke pingeline päev, et teeme nüüd 10 minutit ja minu arust see oli ülimõnus. Jah. Igatsen neid asju isegi. Ta on hea viis nagu, aga ta on kogu aeg väline. Hea muusika, et sa oled väline. Ja sellises mõnusas tsoonis kuidagi loob atmosfääri, eks ole. Ja, aga igapäevane elu ei ole sul mõnus tsoon kogu aeg. Õige, absoluutselt. Et see kõige lihtsam, et eemaldame sõna meditatsioon ja nimetame see date oma padjaga või vahet pole pingiga, kus sa lihtsalt istud sinna silmad kinni ja 10 minutit. Ja kas sa mõtled või ei mõtle, kas sa liigud või ei liigu, pole vahet. Lihtsalt ole seal endale. Võta aeg enda jaoks, vahet pole, kuidas see on. Et see sõna meditatsioon on ka võib-olla üle nagu ikka turunda. Tundub mingi voodoo värk natukene, eks ole. Aga tegelikult maailma kõige lihtsam asi üldse, et lihtsalt aeg endale. Ja kui on vaja mõelda, siis mõtlegi. Mõnikord tulevad kõige paremad mõtted siis. Et sest tunnist ajast mõnikord ka ma vaatad, 40 minutit möödas, ma mingid mõtteid mõelnud nagu täitsa ära. Ja, eks ongi, et sa nagu kuidagi lähed mingisse mõttesse, unustad end nagu täiesti ära, et kus sa nagu oled parajasti, eks ole. Siis ongi, okei, ma pean nüüd hingamisel keskenduma. Ja mõtle, kui need mõtted oleks jäänud mõtlemata. Siis oleksid mõelnud neid kuskil, ma ei tea, kus kohas. Ja, võib-olla. Enne magama minekut, eks ole, või midagi. Unes. Okei. Jah, läks kuidagi ära, aga see on siuke kõige see on nagu, kui sa teed kehale trenni, siis ma meelele ka trenni teha. Olen nõus. Ja nagu kõige... Mina olen ehe näide, ma arvan sellest, kes on nagu rohkem võib-olla siis, mitte et ma nüüd mingisugune hull sportlane oleks, nagu ütleme rohkem pannud kehatreeningule nagu rõhku. Kuigi selle raames treenid ka oma vaimu, aga ütleme vaimu treenimine on jäänud nagu, ma arvan, tagaplaanile. Ja ma ei mõtle siin nagu koolis... ma ei tea, matemaatikat, vaid nagu me just rääkisime sellist nagu... See on siuke ajutrenn ja mind-trenn. Jah, ta on nagu mind-treening nii-öelda. Ma ei teagi, mis eestikeelne siuke hea vaste nagu on, et... Meel, ei, ma ei tea. Ja meeletreening võib-olla isegi, jah, võib-olla... Ta ei ole otseselt, et sa ei treeni nagu aju... Ta ei ole nagu meeltega seotud otseselt nagu, et kuigi on ka... Sa treenid seda, et sa ise kontrollid ennast. Ja. Või kes see ise on? See on see mindfulness nagu põhimõtteliselt. Mindfulness, no ütleme, mindfulness keskendub jälle välisele. Ja. Et ma liigutan seda hästi mindful, teadlik. Aga noh, see peamine... Aga teadlik iseenesest, eks ole. Jah, et seespool on see peamine, see mure asjad. Jah, okei, läksime meditsioonile. Räägime eeskujudest. Räägime eeskujudest. Kes on sinu eeskuju? Kas saab olla eeskuju? Kuidas olla ma arvan, et minu jaoks on nagu pigem mingid nagu motivatsioonikillud, et mulle väga meeldivad biograafiad ja mulle meeldivad nagu sellised inimeste nagu päris story'd, et ma olen, et ütleme, see on isegi minu lemmik meelelahutus, et vaadata mingit head eluloo filmi, dokumentaali, lugeda mõnda head biograafiat, lugeda seda sama Aivar Rehe artiklit näiteks, mis tema kohta kirjutati Ekspressi. Et mulle väga meeldib ja see ongi see, et sa saad kuidagi nagu mõtteid, et just selles osas võib-olla, et mida see inimene nagu mõtles, et ja sest ma nagu seda ma ütlen, et ma ei tea, ma tahaks kellegi moodi olla, aga ma arvan, et nagu mingis mõttes, mingis killukeses osas sa tahaksid nagu iga inimese moodi olla natukene. Mitte võib-olla päris, eks ole, aga ja lihtsalt võib-olla suurnimedega nagu lihtsam, et nende kohta materjali on nagu oluliselt rohkem, on ju, aga biograafiatest ma arvan, et Jobsi oma on kindlasti väga nagu hea just sellepärast, et ta on kirjutatud nii paganama hästi, et kui ma olen ka lugenud väga palju nagu nii-öelda suurnimede enda kirjutatud raamatuid, aga need on ikkagi
eks ikka me näeme maailma läbi enda prisma, eks ole, ja läbi selle enda prisma ma arvan, et ka see kirjatükk on oluliselt subjektiivsem versus siis see, et kui Walter Isaacson on Jobsi biograafia kirjutanud ja see on oluliselt nagu sellisem neutraalsem ja ei anna nagu seda pilti, et ma ei tea, Jobs oli nagu nii tore inimene, vaid ta oli ikka ilge vänt nagu põhimõtteliselt, kui sa seda raamatut loed, on ju. Et su muid mingi biograafia. Aga ma mõtlengi, et kes nagu kindlasti nagu Phil Knight, eks ole, on siis eesti keeles on ta jalajälg, inglise keeles on vist footprint. Siis hiljuti lugesin Ray Kroc, kes on siis McDonaldsi süke asutaja. See on siis, minu arust oli 80 lugesin 80ndate alguses vist kirjutatud Ray Kroci siis seda McDonaldsi nagu tema sükust elulugu ka hästi põnev ja ka seda pidi põnev, et kuidas siis suur asutaja nagu nägi seda McDonaldsit ja kuidas tegelikult McDonalds nagu täna on, et kui ta seal raamatus räägib sellest, et ta on aidanud miljonid inimesed teinud miljonäriks, eks ole, läbi frantsiisi, et pered on saanud nagu restoranipidajateks ja on nagu miljoni McDonaldsi püstimanud, siis täna enamus McDonaldsit kuulub nagu investeerimisfondidele, on ju. Et kuidas nagu ajas, kui neid omanikud on ära surunud, et kuidas siis nagu ettevõtte väärtused on nagu muutunud ja see oli ka hästi süke huvitav nagu tähelepanek. Siis ma mõtlen, mul ei tule selle tüüp praegu meelde, aga üks film, mis mind puudutas mõni aasta tagasi, oli süke film nimega, kui ma õigesti mäletan, siis see oli Be Here Now. See oli ühest Austraalia näitlejast, kes põhimõtteliselt oli oma karjääri tipus ja siis ta lavastati vähk ja siis on tehtud dokumentaal sellest tema vähiga võitlusest. Ta suri selle asja lõpuks nagu ära ja see pani nagu hästi palju mõtlema selle peale, et kui vähe tegelikult meil siin on nagu siin maailmas aega, eks ole. Et ma olen täna 24, on ju, et ütleme, et elan 100 aastaks, siis mõtlen tegelikult 4. elu on juba nagu läbitud. Et okei, me võime öelda, et jah, et tõesti teadlikku elu sellest ei ole liiga palju, aga tegelikult ega meil siin nagu liiga palju aega pole ja see aeg tuleb nagu hästi ära kasutada ja kunagi ei tea, eks ole, et võib-olla telliskivi kukub homme pähe ja ongi nagu kõik, et sellepärast ma arvan, et tuleb, aga see ei tähenda seda, et ma ei tea, sa peaksid nagu kõike homme saama, on ju, aga sa oled nagu süksel teekonnal, et püüdled millegi poole. Jah, ujusin ära, aga ma arvan, et ühesõnaga minu jaoks on nagu süke dokumentalistika on nagu hästi põnev ja inimeste lood ja kogu see asi on väga nagu paeluv. Sul, Jaan, mingisuguseid? Mida panin seal kohe märkmeks, et Gary Vaynerchuk, keda ma olen hästi kaua nagu jälginud, aga üks väärtus, mida ta räägib, aga mida ma olen kunagi näinud, on pere. Et ma tegelikult ei tea, see on võib-olla minu, tingit on see, mida ma ise tahan luua, eks ju, õnneliku pere, et kas see, mis ta näitab välja, on kooskõlas reaalsusega, mida ta nagu lähedased tunnevad. Võt see on hea küsimus, et kusjuures olles ka nagu suur Gary süke austaja juba aastaid, et ma just vaatasin, tal on ikka megalt jälgad Instas, et mina mäletan aegu, kus tal oli mingi 500 000 jälge, et nagu süke suhteliselt pisike tegelane, ütleme, globaalsel maastikul, siis täna on ikka süke turunduskuuru, et juba nagu ütleme suurkorporatsioonide turundusjuhid ka teavad, kes on Gary Vaynerchuk, et ei teadnud keegi, on ju. Aga mingis podcastis ta käest küsiti seda ja siis ta nagu rääkis seda, et neil on nagu ära jaotatud niimoodi, et naine on nagu nii-öelda süke kuninganna kodus ja tema siis nagu tegeleb muude asjadega põhimõtteliselt. Ja muidugi tegelikult huvitav oleks, et mis see nagu laste see vaatenurk selle asjal on, et sest selge on nagu see, et ilmselt ega see mees liiga palju kodus ei saa nagu olla, aga teistpidi mina vaatan ka seda niimoodi, et vaata, ei loe mitte kvantiteet, vaid loeb ka kvaliteet, on ju, et kui sa võib-olla siis oled kodus, et siis sa oled nagu seal, et sa ma ei tea, ei tegele mingite tööasjadega, vaid kui sa oled kodus, siis näed, mul nüüd telefon, mul on, ma ei tea, ma olen 2 tundi, eks ole, täna õhtul, see ongi ainult teile, on ju, et ma ei tegele mitte mingisuguste muude kõrvaliste asjadega, vaid ma olen selle tähelepanu 100% teile, et ma arvan, et see on nagu oluliselt parem, kui ma ei tea, isa, kes tuleb nagu koju ja siis paneb teleka tööle ja avab õlle ja
ja noh, ja niimoodi see päev õhtusse kulgeb, et ma arvan, et see kvaliteet on alati olulisem kui see kvantiteet. Ja ka siis suhete puhul. Eeskujudest influencerite peale. Räägime natuke turunduspoole pealt ka, et noorema generatsiooni jaoks on väga suured nagu mõjustajad, ongi Instagrammerid, YouTuberid, siuksed täiesti teistmoodi nagu teistmoodi influencerid, et kui mina võtan, et nagu influencer on minu jaoks noh, kui ma oli kiire list, et ala Elon Musk, eks ju, proovib siin inimesi Marsile saata või Osho või Arnold Schwarzenegger või no siuke, et nagu teistmoodi nagu võib-olla siis nagu väga high rollerid või siuksed, aga siis on mingi grupp inimesi, kes jälgib influencereid, et mis see oli siis praegu kõige enim teenimus, Jake Paul või PewDiePie, et kui võtta näiteks, et see on üks suur reality TV lihtsalt kogu aeg käib, et mis sa arvad, mis värk sellega on? No mina tegelikult ju oma konversitöös puutun päris palju kokku kogu selle teema ja kogu selle valdkonnaga ja Converse nagu tegelikult neil on üldse siuke oma take selle seal, et näiteks globaalselt ka strateegiliselt enam ei otsita nagu siukseid suuri kuulsusi, vaid pigem otsitakse selliseid väikseid, kes on oma ringkonnas nagu tegijaid, et on siuke nagu siis community olemas nimega Converse X, mis ongi siis tegelikult nii-öelda siis tähistamaks neid väikseid tähti oma kogukonnas, et ma ei tea, kas need on nii-öelda siis sellised mõjutajad koolis või kus iganes, nagu ma ei tea, mingite tantsijate hulgas või muusikute hulgas või mingite, ma ei tea, breikarite hulgas või ühesõnaga, et tähistamaks nagu nende sellist olemust ja seda, et nad on sellised kihvtid inimesed, et on loodud siuke nagu siis rahvusvaheline programm ja see on nagu see Converse'i teiki. Minu arust see on jumala äge, et ongi nagu, ma ei tea, sul ei pea olema 30 000 nagu jälgijat, aga sul on 3000 jälgijat ja su engagement võib olla sama, mis selle 30 000 jälgijaga nagu tädile. Sa ei tee nagu mingisugust, ma ei tea, giveaway'sid ja siukest nagu läbu, et mina ütleks, et noh, ma olen nagu suhteliselt selliseks skeptiliseks muutunud kogu selle influencerite asja vastu, et jällegi noh, turundus on siuke väga trendidest sõltuv, et kui see asi on nagu mainstream, et siis on aeg edasi liikuda põhimõtteliselt, et täna nagu ka, et täna kui sa tahad, ma ei tea, hakata Instagrami ehitama, siis see on nagu väga raske, et kunagi kui Vixi tegime, on ju siis orgaaniliselt 20 000 jälgijat ei olnud nagu, oli meil, ma ei tea, poole aastaga nagu lihtsalt postitamisega ja hashtagidega ja asjadega nagu. Täna on ka seda võimalik teha, aga see on ikka oluliselt nagu keerulisem, et see ei ole enam sugugi nii lihtne, et ma ei tea, paned ilusaid pilte ja paned nagu mõned hashtagid ja siis follower'e nagu tuleb, et noh, oluliselt keerulisem on kogu see elu. Ja samamoodi on ka need influencerid, eriti meie nagu väikestel Baltikumi turgudel on igal pool see mure, et ma ei tea, sul on üks Liis Lemsalu on ju ja siis on näiteks 5 jope brändi, eks ole, või noh, isegi 5 on palju, aga selliseid suuri jope brändi on nagu 3 tükki või no võin tuua tegelikult ketsimaailmast võib-olla isegi parem näidis, et nii palju on neid influencerid, et nad on üks nädal on, ma ei tea, Sportlandi kampaanias, 6 aega hiljem on nad Rademari kampaanias, siis nad on mingisuguses Puma kampaanias, siis nad on Converse'i kampaanias, Nike kampaanias, et noh, ma mõtlen, et mis see ilus sõna nagu on või siuke poliitiliselt korrektne, et tahaks öelda nagu, et brändi hoorad, aga nende seas on ka mehi, et siin ei ole nagu midagi, et ühesõnaga lihtsalt ma arvan, et brändid peavad väga selgelt nagu vaatama, et kellega nad koostööd teevad, et lihtsalt nagu reach'i osta täna läbi influenceri, noh, sa võid ka põhimõtteliselt, kui sul on vaja mingit katvust või siukest teavitust nagu teha, siis see on nagu okei, aga ma arvan, et noh, see on suht short term nagu tegevus, et pikaaegselt ikkagi tasub valida kindlad näod, teha nendega diilid, et sa ei näeks neid nagu kuskil teistes kampaaniates, aga noh, probleem ongi selles, et see on suhteliselt kallis, et keegi saaks nagu mingid eksklusiivõigused kellegile, et see on ka ainult väga
väheste brändide nagu sihuke rõõm või siis teistpidi, et sa oled tõesti nii hea suhte ehitaja, et need inimesed nagu ei lähe kuskil ära, et muidu ma peaks ütlema, et Nike on minu arust nagu päris hästi seda suutnud teha, et inimesed, kellega nad on, et sa ei näe neid väga palju nagu et kui sa ikkagi oled nagu sihuke Nike, ma ei tea, jooksujalatsi nagu inimene, et siis üldiselt siin ASICS-i kampaanias ei ole nagu näha, et nemad on hästi tublid. Eesti versus välismaa. Et see puutub Balti riikidega kokku, et nemad on ka väiksed riigid, aga kui sa suurt pilti jälgid või oled jälginud, et kuidas sa võrdleksid seda elu, mis meil siin on ja mis mujal toimub? No ütleme niimoodi, et me oleme nagu üks viinamari kobaras põhimõtteliselt, et tänu oma tööle meil on 2 korda aastas sellised nii-öelda siis miitingud, kus kogu maailm ja kogu regioon tulevad kokku ja siis sa vaatad seda ringi ja saad nagu aru, et kui väiksed me oleme. Ma mäletan seda hästi, kui ma kevadel esimene miiting tuli kohe mingi paar nädalat peale seda, kui ma olin tööl olnud, midagi veel aru ei saanud väga. Lendasid kohe, see oli meil Horvaatiasse on ju, ja siis mingi tüübiga saad seal tuttavaks, et et kus sa oled, on ju, et ma olen Baltiks, eks ole, ma olen Pakistan, et palju teil siis mingid monobränd poodi on, eks ole, et meil Baltikumis siin ei ole veel ühtegi, et turud on nii väiksed, et me veel nagu ei näe, et oleks nagu turg selleks valmis, on ju. Et palju teil Pakistanis on? Et meil ei ole, aga meil siin 20 kohe avatavad, et ma küsin, päris äge, et palju teil nagu inimesi elab? Meil elab 200 miljonit inimest, on ju. Ja sa vaatad tegelikult ringi, räägid inimesed, saadki aru, et ütleme üldse kogu see Balti regioon on selline väga harukordne, et nii väikese rahvaarvuga riike maailmas praktiliselt ei olegi, on ju. Et ikkagi enamus on nagu oluliselt suuremad ja kui sa oled sellises suurkorporatsioonis, siis sa saad sellest aru, et kui väike sa tegelikult oled. Ja see on nagu sihuke, ühtpidi see on nagu, ütleme, kurvastab mingis mõttes, sest ongi see, et sul on palju raskem, ma arvan, maailma vallutada. Aga teistpidi jällegi, ütleme, siin regiooni vallutada on oluliselt lihtsam, et proovi sa näiteks, ma ei tea, Londoni Ogilvisse tööle saada, et see on ikka mingi imebarjäär, et sinna nagu jalga üldse ukse vahele saada, aga ma arvan, et meie Eesti Ogilvisse tööle saada ei ole midagi nii, selgelt sa pead olema väga hea, eks ole, aga see ei ole nagu nii kosmos kui nagu kuskile Londoni Ogilvisse, et või siis samamoodi, et ma ei tea, mingisse Eesti startupi tööle saada ei ole väga raske, aga proovi sa Google'isse isegi mingis klienditeenindajaks saada, et ma arvan, et see on nagu oluliselt keerulisem, et ühesõnaga igal regioonil omad plussid ja miinused nii-öelda. Mis on edu valem? Oi, edu valem või? Kas me saame seda? Jah, saame ikka. Ma arvan, et edu valem on iga inimese jaoks personaalne ja edu valemis peaks olema siuke teatav tasakaal, et nagu me ennem rääkisime ka, et kui sa lähed nagu balansist välja, et siis varem või hiljem midagi lendab õhku, on ju. Et kui küsida, et mis on minu jaoks edu valem, on ju, siis ma ei teagi. Ongi, et esiteks sa pead enda jaoks ära defineerida, mis see edu sinu jaoks nagu on, et mina arvan, et edu on nagu see, et kui sinu tegevusest on nagu maailmas mingi kasu ja tore, kui see on ka nagu globaalskaalal siuke positiivne ja võib-olla ka ütleme, et kui sa tegelikult, ma arvan, et kui sa teed ikkagi inimeste elu nagu paremaks suures pildis, siis see on nagu, siis sa oled nagu edukas põhimõtteliselt. Ma jään praegu mõtlema, et huvitav, et kas mina praegu olen edukas, et ma ei oska sellele isegi vastata. Vist isegi veel, ma arvan, et ei ole veel nagu nii edukas. Aga see on okei, sest ma olen alles 24. Minna on. Saan veel pugeda selle vanuse taha natuke aega. Kuidas sina nagu seda edukust mõtestaksid enda jaoks? Ma tahtsin, esimene vastus oleks olnud, et tugevad lähisuhted. Ja ma arvan, et see on ka väga õige tegelikult, sest on palju uuringuid, mis näitavad, et nagu kõige olulisem asi meie nagu tervise juures on ka see, et kui head on meie lähisuhted, et kui meie lähisuhted on nagu siuksed kehvad, et siis ka meie tervis on oluliselt kehvem igas mõttes. Ma arvan, et see on nagu väga õige. Ja ma viimasel ajal juba palju saia söönud. Ja
siis mõtlen, hea toitumine on ka edu valem, et see on nagu veits lambi mõte siia vahel, aga et hea toitumine, tugev lähisuhted ja tegelikult ka töö, mis paneb nagu silmad särama. Et see on see, mis ma nagu ise ka pidevalt nagu otsin või vahepeal, mille järgi taga ma nagu takerdun, aga samas iga kord, kui mul on kliendi konsultatsioon ära tehtud ja ma näen, klient on nagu mingid on nagu rõõmus või on nagu mingid muutused teinud, siis on nagu minu jaoks ka nagu tohutu tänurõõm, et edu valem on olla rahul selle hetkega, mis on, et ei pea olema kogu aeg õnnelik või siis, kui kurb oled või kassid, et siis ka. Jah, ma arvan, et see on ka üks asi, et räägitakse, et edu valem on, et olla õnnelik kogu aeg, aga nagu ma ei tea, sa pead kogu aeg koksi tegema, et sa oleksid kogu aeg õnnelik nagu, et väga jätkusuutlikult ei kõla, on ju, et pigem jah, see rahulolu, ma arvan, see on nagu õige sõna. Ja sa, see ei tähenda ka seda, et sa oled kogu aeg rahulik, vaid mingi asi ajab siis närvi, siis sa oled nagu närvis, aga selline on mingi tasakaal nagu, et Edu valem on tasakaalu saavutamine, hästi, kuidas seda tasakaalu saavutada? Pürgid, et tasakaalu poole siuke lõpmatu nagu otsimine mingis mõttes või püüdlemine tasakaalu poole, see on ilus mõte iseenesest. Kui see on sotsiaalmeedia podcast, siis lõpuga mõned sotsiaalmeedia konkreetsemad küsimus, et mis sa pead nagu sotsiaalmeedia puhul kõige suuremaks tugevuseks ja ka nõrkuseks? Suuremaks tugevuseks, ma arvan, on see sama, mis sa ise enne rääkisid oma loost, et see aitab sind nagu hoida ühendatuna mingite inimestega, kellega sa võib-olla nagu kokku igapäevaelus ei puutu nii palju, aga kes on tegelikult nagu väga huvitavad inimesed ja jagavad nagu huvitavat mingit asja, on ju. Ja nõrkus on kindlasti see, et me kipume, ühelt poolt, eks ole, on see, tegelikult see on ikka rõve, kuidas nagu inimesed üksteise kohta kirjutavad sotsiaalmeediasse, nagu, et kui sa loed mingeid artikleid vahepeal ja nende kommentaari just, siis see on ikka nagu, see on ikka täiesti õudne, et mingis mõttes respekt Brigitte Susanne Hundile, kes läheb nagu kommenteerijate vastu kohtusse, on ju, sest tegelikult on see ikka nagu suhteliselt haige, et kuidas inimesed nagu, sa võtad reaalselt kuradi ämbrid ja sitta ja viskad põhimõtteliselt teisi inimese kaela sotsiaalmeedias ja arvad, et see on jumala okei, on ju. Et sõnavabaduse poolt ma olen igati, aga mingi siuke hea maitse piir võiks nagu kuskil olla. Ja kindlasti siis see ka, et kõik alati tahavad näidata ennast nagu ägedama, ilusama, toredama, targemana, kui nad tegelikult on ja sellepärast see loob meile tegelikult maailmas sellise nagu fake, ütleme siis sellise fake loobi mingis mõttes, et me hakkame ennast võrdlema sellega, mis tegelikult ei ole päris. Ja see on nagu siuke väga destruktiivne asi, et ütleme, mina nagu soovitan täna mõistlikus koguses nagu sotsiaalmeediat tarbida. Ja mina näiteks olen siuke nagu võib-olla veits vanakool, aga mina tarbin, ma arvan, oluliselt rohkem Facebooki. Et Messenger on mul nagu siuke töövahend ka natukene. Ja siis on pigem see, et feedist ma leian mingeid huvitavaid asju, mis algoritm on minu jaoks nagu põnevaks pidanud. Ja samamoodi ise siis jagad seal ka midagi, et luges midagi huvitavat või nägid või et Instagrami ma nii palju ei tarbi, sest et ma ei tea, keegi sai uue koera või midagi, et see on ka muidugi, see on ka tore tegelikult, eks ole, võib-olla ma ise siuke mingis mõttes kibestunud inimene, aga nagu tahaks nagu mingit väärtust saada, et seda nagu, see läbu on ka vahest nagu tore, aga pigem ikkagi otsid nagu midagi siukest nagu kasulikku või ma ei tea. Mitte, et muidugi teistpidi jälle mõtled, et ma ei tea, mängin arvutimänge vahel, et see ju ei saa öelda, et see väga kasulik on ju. Ei tea. Mis sa ise arvad, sa oled meil siin sotsiaalmeedia nagu konsultant, koolitaja, eks ole? Ühelt poolt ma ütleme sotsiaalmeedia, internet laiemalt, et mulle meeldib see just, et see annab selle sõnavabaduse ja nagu võimaluse igal ühel nagu tegutseda. Jaa, absoluutselt ka ettevõtluse mõttes on ju, et sa saad nagu maailm on, et isegi kui sa oled Eestis, siis maailm tegelikult on sinu ees valla. Ja seda suht nagu soodsate vahenditega tegelikult, et
vanasti arvuti oli ikkagi luksusasi ja internet oli ka siuke nagu kellel oli, aga nüüd täna kui see, see, et see on nutitelefon ja internet, see on nagu ma ei öelda, tavaline asi tegelikult. Ja see pool meeldib, aga see negatiivne pool ka ise tunnen, et ma väga armastan selle enese väljendust, mis vahepeal teha, aga siis ma näen, kuidas ma jään sellesse, et selle asemel ära kirjutada. Ja siis võibolla, ma ei tea, järgmine päev või ühe korra siis lugeda läbi tagasiside ja teadvustada selle asemel, näiteks hommikul kirjutad sa terve päevaks, mitu korda vaatad veel üle, mille jaoks palju mul nüüd like on, eks ole. Kes see kommenteeris, kuidas kommenteeris? Tohutu energia ja ajakulu läheb sinna, mis ei ole nagu üldse nagu täiesti mõttetu tegelikult, eks ole. Ja toob tegelikult sellest, mis hetkel siin ja praegult on oluline, toob nagu tegelikult ära. Et see kogu aeg eemaldab reaalsusest. Et mida ma siis preachin või räägingi just, et kasutada seda enda reaalsuse kujundamiseks positiivses mõttes, mitte lasta sellel kujundada nagu olla selle kujundatav, vaid ise olla see kujundaja, looja roll. Aga seda on ikka maru raske, sest seal on tuhanded targad insenerid, kes arendavad süsteemi niimoodi, et miljardid dollarid on ju. Et hoida sind seal nagu selle nagu massikontrolli all, mitte nagu ise siis, eks me ise ju kõik loome seda sisu, Facebook ei postita. Et ma ei teagi, ma siin väga enam ma olen päris sügavale siin läinud, et võibolla paar mõtet veel tuleviku osas, et ma ise siin jälginud sükest sarja nagu Black Mirror. See on siis iga osa on süke unikaalne episood, mis siis räägib mingisugusest potentsiaalsest tuleviku vormist. Ja on ka palju filme, mis näitavad sükest nagu ulmelist nagu tulevikku, kus ala sinu teadvus ongi üks fail põhimõtteliselt, eks ju, mis sul on võimalik nagu kuskile lattu ära salvestada, mingi backup teha, kui ära sured, siis jälle uploadid uute kehasse, eks ju. Ja see läheb väga tiibiks, aga ütleme, et see tuleviku suund, tehnoloogia eesmärk on muuta inimese elu lihtsamaks, kiiremaks, et ta saaks tegeleda nende tähtsamate asjadega. See ongi naljakas, et tehnoloogia vabastab meid paljudest X kohustustest. Mõtlegu, ma ei tea, pesumasin, kõige lihtsam, eks ju, et see ajakulu, aga mis me selle vaba ajaga siis peale hakkama, see on see kõige naljakam osa, et siis nagu, et enne kui mõtlesin, kui pikad tööpäevad on, siis ma naerangi, et meil tekib aina seda vaba aega ja vabadust nagu juurde, aga mis me siis selle vabadusega peale hakkame? Küsimärk. Et loome asju, millega saame veel rohkem vaba aega. Ja lõpuks ei peagi midagi enam tegema, mis siis teeme? Siis polegi vaja midagi enam teha. Ühesega põnev. Ei tea, ootan põnevusega. Tulevikku. Jah. Sama. Vaat, ja siis süke lõpu küsimus. Mis sina, või on tähendab, enne kui ma küsin selle küsimus, kas sul on mingeid mõtteid, mida sa veel soovid jagada kuulajatega? Ja ma just praegu jäin mõtlema, et mul on nagu kaks asja, või kaks inimest, keda ma soovitaksin nagu, kellesse ma soovitaksin süübida ja kelle asju uurida. Number 1 tüüp on selline mees nimega Joko Willink. Ma ei tea, kas keegi on temast midagi kuulnud või ei ole, aga ühesõnaga ta on kirjutanud sellise raamatu nimega Extreme Ownership, How Navy Seals Lead and Win. Ja võin öelda, et see on vaieldamatult kõige olulisem raamat minu elus. Ennem ei tulnud meelde, näed. Aga nüüd kuidagi tuli, et räägib sellest, kuidas me tegelikult ise vastutame kõige eest siin elus põhimõtteliselt, eks ole, et alates nüüd, ütleme, kui me oleme siia sündinud, siis mingis mõttes me ise vastutame ja seal on nagu näited siis nii elust kui ka ärist, et elus siis ehk siis sõjast reaalselt ja siis täna ta on nagu juhtimiskonsultant ja siis nii-öelda juhtimisest. Et väga soovitan tema asju, ta iga hommik ärkab muidugi kell 4 hommikul üles, et siuke huvitav mees ka, et Instast võite vaadata, paneb iga päev selle kellapildi nagu, et cool värk. Ja teine on siis Simon Sinek Start with Why, eks ole, mis on siuke nagu ettevõtlusfilosoof, et olles erinevate ettevõtetega kokku puutunud, neid näinud seest kui väljaspoolt agentuurides töötades ja täna ise, eks ole, siin suures ettevõttes töötades. Et ikkagi need ettevõtted,
kellel on nagu see missioon ja ütleme, see nagu see sisu, see ettevõtte core on korralikult defineeritud, siis need ettevõtted jõuavad palju kaugemale ja on palju tugevamad kui need, kellel on see lihtsalt mingisugune asi nagu paberi peal nii-öelda. Ja tihti ongi see, et siis enam-vähem mingi copywriter kuskil agentuuris mõtles, et mis teie nagu need value'sid võiksid olla, et see on nii ülioluline. Jah, need olid 2 asja, mis mul tuli lampi meelde, mis ma mõtlesin, et need tuleks kindlasti välja tulistada mu suust. Mõtlesin ka, kas mul mingi raamat soovitada. Kui tuleb, siis soovitan. Pane pärast nõutsidesse. Homo sapiens ja homo deus on võib-olla üks, mis mul endale väga on nagu teadvustada see, et miks me oleme täna sellised, nagu me oleme. Start with why, et miks see homo sapiens on siuke, et siis teadvustada, kui palju pulli või hullusi me oleme tegelikult siin nii ajaloos nagu korraldanud, et millal toimub see päev, millal inimene saab aru, et ta tapab ise ennast või ta teeb ise endale halba sellega, mis ta tänaval või oma ühiskonnas korraldab. Aga ma arvan, et see päev tuleb ka kunagi. Vot nii, soovita kuulajale üks tegevus, mida ta võiks teha kohe. Üks tegevus, mida kohe teha. Turundusväline. Ma soovitaks kõigile, et nagu liikuge rohkem. Et see istuv töö, eks ole, enamus, ma arvan, et need, kes meid kuulavad, need on enamasti istuva töö peal ja see on nii oluline meie jaoks, et see paneb nagu sellise energia käima, et sellest sügisest läksin tagasi karateesse kunagi 10 aastat tagasi käisin ja just tundsin, et nagu tahaks proovida talle, muidu seda rattaga päris palju, eks ole. Ma mõtlesin, et prooviks nagu midagi uut, et mulle tundub, et see karate nagu oli vanasti hästi mõnus ja nüüd, ma ei tea, 6 aega olen uuesti olnud, eks ole, hakkab vaikselt meelde tulema, kuidas see asi käis. Ja nii mõnus on kuidagi, et hoopis teistsugune ka versus rattasõidu või jooksmisega, et mis iganes teile meeldib, ma ei tea, olgu siis jooksmine, ma ei tea, aeroobik, ühesõnaga ükskõik mis asi, liikuge, et see on nii oluline ja see aitab sellist tasakaalu hoida elus. Ma siis lisaks siia otsa veel, et hakkake liikuma ja see liikumine võib olla ka tantsimine. Absoluutselt. Ise läksin tantsima see eelmine aasta, et muutnud mu elu ja tulge kõik Tallinn Swing Dance Society, ma arvan, et ma ei tea, kas neid tuleb jaanuar, veebruar uus Swing Dance on päris tore ja mida ma soovitaks, liikumisel täiendaks otsa on laulmine, et mina läks eelmine aasta koori, sina võtsid endale eraõpetaja, et laulad endale. Jaa, tervitan Karineet siin kohal, kui te peaks seda sattuma kuulama, et ja et see on nagu mõnus, et siis olekski hea kombineerida kokku, et tantsid ja laulad korraga. Jah, ma olen muidugi tantsu pool siuke karu nagu suhteliselt, ma pean ütlema, et jah, koorid on selles mõttes tore koht, kus ka alustada laulmisega, et sa ei pea väga hästi laulma, et teised laulavad lihtsalt siis paremini, et oled tasa sel hetkel, kui teistpidi jällegi, et kui tahad rohkem areneda, siis ütleme, eraõpetajaga on hoopis teine asi selles mõttes, et see personaalne tähelepanu, eks ole, see vahetu tagasiside ja see nii palju nagu arendab ja sa näed seda nagu arengut, et kooris on ikkagi, ongi see, et vaadatakse seda tervikut, vaadatakse seda suurt pilti, et see on mingis mõttes nagu sa oled siuke väike töötaja ühes nagu suures ettevõttes versus siis sul on siuke nagu, ma ei tea, one-on-one oma ülemusega iga nädal põhimõtteliselt, et mõlemad on ägedad kindlasti. Lihtsalt täna minu jaoks ei ole piisavalt huvitav koorilaul, et ma nagu tahaksin aega sellele leida. Ja point. Aitäh, Ailar! Aitäh, Jaan! Ja kui keegi soovib sinu tegemistega kursis olla, siis mis kanalit ta jälgima peaks? No, see on tegelikult niimoodi, et ma olen tänaseks päevaks kõik omal kanalit kinni keeranud, et mind niimoodi, et väga palju nagu sa leiad mingit vana infot mu kohta, et Insta on mul privaatne ja tegelikult isegi Facebooki feedis sa vist midagi nagu näed, et ma pole isegi vaadanud, aga ühesõnaga ma share'in, kui ma midagi huvitavat loen või näen, siis ma neid asju share'in nagu Facebookis ja mingid killukesi vahest oma Instas, aga nagu pean tunnistama, et ma ei ole, tegelikult okei, ma arvan, et ikkagi Facebookis, ma arvan, et ikkagi enam-vähem kuskil suhteliselt igapäevaselt ma ikkagi midagi jagan. Keegi väga tahab suga ühenduda, siis kuidas ta suga ühendust saab võtta? Küll ta leiab mu kontakti, ma arvan üles, kui ta guugeldab mind, et see pole probleem.
et ma üldiselt ikka vastan inimestele. Ja soovitad jälgida Converse profiile ka või? Kui teid nagu Converse kõnetab, siis võite kindlasti vaadata, et Eestis me oleme Converse Eesti, eks ole, ja võite vaadata, mis me seal nagu toimetame. Aga ma ütlengi samamoodi, et kunagi sa ütlesid, et pane unfollow, kui sind see asi nagu ei huvita, et aga see ongi ainult neile, kellele see bränd nagu korda läheb, et tasub vaadata ikka, ma arvan. Ja võib märku anda, et kas see inspireerib või ei inspireeri, et see on ka hästi nagu siuke hea tagasiside, ma arvan, ühe ketsibrändi jaoks, et peaks nagu inspireerima see sisu, mida me sinna paneme. Aitäh kuulajad, aitäh vaatajad. Võikka lehvita sinna, meil on siin 1, 2, 3. Aitäh kõigile selle suurepärase võimaluse eest ja pange hullu, nagu Jaan ütleb. Jah, head meelde tuled. Ja sellega ongi meie 50 saade läbi. Aitäh Ahti ja aitäh Maraton stuudios meie võõrustamise eest ja saate ülesvõtmise eest, monteerimise eest. Ja kui te juba saate lõppu jõudsite, siis kindlasti jätke ka mõni tore kommentaar või kirjutage, et mis teile meeldis, mis ei meeldinud, mida te veel ootaksite või keda tahaksite külla saada, et tagasiside on minu jaoks väga oluline ja aitab edasi toimetada. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed. 50. High five. Juhuu!